Ma siin näha tahan. Tere õhtust kõigile, kes on siin Audikas ja kes on teisel pool ekraani. Täna on meil orientalistika-ringi viimane selle demonstranti ettekande jutu, sest suvi tuleb peale. Ja mul on hästi hea meel, et Margus Ott on jälle tappa meil. Ja tänaseks teemaks on Hiina islami filosoofia ja tõenäoliselt islami mõttes. Konfutsionistliku mõtte järgi, eks ju? Jah, võib öelda küll, jah. Tervist, head inimesed. Ma tahaksin ideaalis teha järgmist, et kõigepealt rääkida natukene Hiina islami kogukonna ajaloost hästi põgusalt, siis Hiina islami kogukonna õpetlusolukorrast või haridussüsteemist, siis natuke lähemalt 3 õpetlasest. Ma välja küll kuulutasin 2, aga ma paneksin 1 veel sinna juurde. Ma tõssinni. Siis ma mõtlesin, et võtan 2 filosoofilist momenti nendelt 3 mõtlejalt, millest siis räägiks lähemalt ja siis viimaseks natuke selliseks filoloogiliseks vahepalaks või ütleme nii-öelda filosoofiliste konsekventsidega filoloogiliseks vahepalaks või lõpupalaks üks Liu Zhi teksti siis analüüs. Ühe hadiisi järgi olevat prohvet õhutanud otsima teadmist olgu või Hiinast. Ma küll põhjalikumalt ei jõudnud uurida. Tundub, et selle hadiisi autentsust on ka kahtluse alla seatud. Aga arvata võib, et isegi juba tollel ajal tõepoolest oli Araabias olemas mingisugune ettekujutus Hiinast. Ja Hiina muslimite endi legendi järgi olevat prohveti kaaslased jõudnud Hiina juba prohveti enda eluajal ja koguni ühe mošee rajanud Kantonisse. See on üksjagu kaheldav, kuid tundub olevat tõenäolisem, et mitte palju aega hiljem, vähem kui 20 aastat pärast prohveti lahkumist, 651, olevat Hiina saabunud Araabia saatkond ja siis neid riburada pidi tuli veel terve hulk. Ja niimoodi jah, et väga varakult olid kontaktid olemas ja Hiina tekkis ka siis muslimi kogukond alguses siis rannikualale, ütleme Kantonisse ja siis ka sinna idarannikule ja siis suurematesse linnadesse nagu Xi'an, Kaifeng. Ja nüüd Tangi ajastul ehk siis 7., 8., 9. sajand
oli moslemi kogukond üsna omaette. Peamiselt nad olid kaupmehed või siis mingites ametiasjus Hiina tulnud. Elasid täiesti sellises, võib öelda sellises gated communities. Ja sama jätkus põhimõtteliselt ka Sungi ajastul ehk siis vahemikus 960 kuni 1279. Et moslemeid oli Hiinas, kogukond oli täitsa olemas, aga ta oli eraldi. Ta ei lõimunud sellise laiema ühiskonnaga ja nad elasid tõesti oma elu, rääkisid omi keeli, araabia keelt ja rohkem tegelikult pärsia keelt. Ja kandsid omi rõivastust, järgisid omi kombeid. Nüüd suurem muutus toimus Yuani dünastial, mis oli siis mongolite dünastia. Siis 1276 või 1279 kuni 1368, kus siis Hiina oli prauhti sellise tohutu suure impeeriumi. Hiina oli niigi suur, aga nüüd veel palju suurema riigi sees, mis tähendas seda, et esiteks Hiina tuli palju moslemeid, neid meelitati ja kasutati, ühed olulised valdkonnad, kus need kaupmehed olid nagu endiselt, eks ole, aga ühed olulised valdkonnad, kus neid lausa meelitati, oli esiteks siis riigihalduses. Ikka on hea suures impeeriumis kasutada, eks ole, teisest kohast pärit inimesi, et siis neil on mingit kohalikku suhete võrgustikku ja siis nad ei võta nii palju altkäemaksu, vähemasti alguses. Ja kui samamoodi kasutati hiinlasi siis lääne pool. Et siis niimoodi oli siis Hiina haldusaparaadis kenake hulk moslemeid ja muide ka kristlasi, venelasi näiteks. Ja teine valdkond, oluline valdkond olid igasugused spetsialistid, astronoomid, geograafid ja igasugused muud sellised spetsialistid. Ja nüüd ühest küljest siis moslemi kogukonna lävimine just kui ülejäänud ühiskonnaga vältimatult oli suurem, kui sul, ma ei tea, linnapea on moslem, eks ole, sa pead temaga läbi käima, eks ole. Aga samas mongolite riigis oli ikkagi üsna segmenteeritud, tundub, need eri siis ühiskonna segmendid. Nii et Hiina moslemid endiselt ei integreerunud kuigivõrd. Et see suurem integreerumine leidis aset mingi ajastul ja siis Qingi ajastul. Ta on mingi dünastia, siis eks ole, 1368, see on siis Hiina omamaine dünastia, kes siis mongolid minema ajas. Ja kui varem oli moslemitel keelatud abielluda kohalikega, keelatud kanda Hiina rõivaid ja mingid Hiina kombeid praktiseerida, siis nüüd risti vastupidi. Moslemid kohustati abielluma
kohustati moodustama segaabielusid. Nii et noh, vältimatult juba siis seaduse varal see muslimi kogukond oli palju rohkem lõimitud ülejäänud ühiskonnaga. Pluss veel see, et noh, nüüd Hiina oli jälle rohkem omaette, et noh, kui enne muslim võis tunda solidaarsust religioonikaaslasega kuskil mujal piirkonnas ja seda tunnet siis ka välja elada reiside, palverändude näol, siis nüüd need läbikäimised kahanesid, nii et siis muslimi kogukond hakkas assimileeruma, mis tähendas ka seda, et hakkas kaduma keeleoskus, araabia ja pärsia keeleoskus. Nad emakeelena rääkisid juba hiina keelt ja võtsid üle ka hulga siis kohalikke kombeid. Ja selle tasakaalustamiseks siis loodi siis uus koolivõrgustik. Aga selle juurde ma tulen natukese aja pärast eraldi, et see ongi see tänase õhtu peamine teema. Kuidas tekkis siis selline hiinalik muslimi siis olemisviis ja mõtlemisviis. Et ajaloolise ülevaate lõpetuseks siis see, et Qing ajastul ehk siis 1644 kuni 1911 muutus Hiina taas selles mõttes avatumaks, et jälle said muslimid käia rohkem Mekkas, rohkem suhelda teiste araabia piirkondadega. Ja kui seal Qingi ajastu alguses jätkus selline võimas või saabuski see Hiina islami filosoofia kõrgpunkt Qingi ajastu alguses, siis Qingi ajastu teises pooles tekkis selline puritaanlik reaktsioon. Ilmselt ka seoses selle moderniseerumisega ja kolonialismiga, eks ole, kui Hiina oopiumisõdades läänele alla jäi, siis riiki tabasid igasugused viletsused ja taipingide mäss. Kui paluda teil reastada kõige ohvrite rohkemad sõjad, siis te ilmselt ei arvaks, et teise ja esimese maailmasõja vahele paigutub taipingide mäss. Ja Hiina keskvalitsus siis põhimõtteliselt lääne abiga sai neist jagu lõpuks ainult. Ühesõnaga, et pluss veel nii-öelda oopiumi, sunnitud oopiumi sõltuvus ja igasugused muud hädad. Ja nii Hiinas kui ka mujal või mujal ja ka Hiinas tekkis selline puritaanlik vastureaktsioon. Tekkis selline idee, et tuleb püüda tagasi puhta islami juurde. Et siin vahepeal on aetud siin mingisugust omamaist kahtlast surimuri, eks ole, hiina keeles kirjutatud islami tekste. See ikkagi ei kõlba. Isegi pärsiakeelne asi on kahtlane. Tuleb ikkagi pöörda tagasi Koraani ja hadiistide juurde ja
ja araabia keele juurde. Ja nõnda. Jah. Nüüd lihtsalt selliseks kiireks orienteerumiseks täpsed arvandmeid praeguse olukorra kohta on raske leida. Väidetavasti on moslemeid Hiinas umbes 23 miljonit, et umbes 10 miljonit on siis hui rahvus. Huid on põhimõtteliselt hiinlased, tähendab, see ei ole niivõrd siis, see on eeskätt just nimelt religioosne etnose definitsioon. Nõnda nagu serblase ja horvaate eristab eeskätt, eks ole, religioon, siis samamoodi huid on siis han hiinlased, nad räägivad hiina keelt mõningate eripäradega, aga nad on siis moslemid. Et neid on siis ligi 10 miljonit ja umbes samas suurusjärgus on uiguure ja siis on veel kas 8 ametlikku vähemusrahvust või? Midagi sihukest, aga neid on juba vähem. Ja nüüd moslemid on Hiinas ka läbi aegade aeg-ajalt taga kiusatud, et juba 8. sajandil toimus üks veresaun ja siis läbi aegade on neid ikka ja jälle olnud. Võite ise selle kohta eraldi uurida ja see, mis praegu toimub Uiguurimaal, see ilmselt ei ole teile teadmata. Ma ei tea. Jah, ma alguses jätsin ütlemata, et see on mulle selline värske uurimissuund. Ma olen varem tegelenud rohkem Hiina filosoofiaga. Et see on selline jah. Ja see pinnas ilmselt oli seal Hiinas endas ka olemas, et frustratsioon Tšingide valitsuse tõttu või vastu ja siis veel koloniaalhädad ja tähendab, see puhtuse asi tuleb veel mängu filosoofilises osas. Siin on üks oluline selline sisuline konks või probleem. Nüüd natukene lähemale siis tänase loengu teemale. Ma mainisin, et mingi dünastia ajal kui Hiina moslemid hakkasid assimileeruma, siis tehti haridusreform. Nimelt üks Hiina õpetlane Hu Dangzhou siis 16. sajandil viibis ise
pikalt aastaid Kesk-Aasias ja siis ka Mekas. Ja tuli sealt tagasi siis hea keeleoskusega ja suure hulga raamatutega, millest mõlemast oli suur puudus. Ja siis ta rajas kooli, kus õpiti araabia ja pärsia keelt ning kus enamik loenguid olid hiina keeles, mis oli siis selline uuendus. Ja ta seades sisse sellise standardiseeritud õppeprogrammi ja nii-öelda ka algastme ja keskastme, eks ole, siis et siis tõsta selle muslimi kogukonna haridustaset põhimõtteliselt. Ja see osutus erakordselt edukaks, et tema õpilased paiskusid laia üle Hiina ja nende õpilaste õpilased ja siis tekkis mõne põlvkonna jooksul selline muslimi koolide võrgustik ja õpetlaste võrgustik. Ja nüüd siis need õpetlased vähemasti seal tava muslimi araabia ja pärsia keele oskus ilmselt jäi nagu kasinaks, aga siis vähemasti oli arvestatav hulk õpetlasi, kes oskasid neid keeli ja kes siis ka hakkasid tõlkima tekste. Peamiselt sufistlikke tekste. Ja just nimelt sellest kontekstist võrsuski siis see nii-öelda Han Kitab, mis on siis, mida võiks nimetada žanriks või stiiliks. Selliseks sünkretistlikuks žanriks, nagu see nimetus isegi on sünkretistlik, eks ole, et siin on ühest küljest on hiinakeelne sõna han ja siis araabiakeelne sõna kitab. Ja need on siis sellised teosed, kus lihtsustatult öeldes islami ideid antakse edasi kulgemisõpetlaste ehk neokonfutsiaanide terminoloogia abil peamiselt. Või õigem oleks tegelikult öelda siis nii-öelda Hiina omamaise mõistestiku varal, kus siis püütakse Hiina pärimusest leida sõnu ja mõisteid, mis siis nagu vastaksid islami ideedele. Õpetlaste seisukohad lähevad siin selle teksti varamu suhtes ka natukene lahku, et siin mõni õpetlane arvab, et seal 18. sajandi lõpus see tekstiloome juba lakkaski, aga teiste meelest see kestis ka veel 19. sajandil edasi. Ja üks autor 18. sajandil siis loetles 29 Hiina säärast omamaist teksti, mida võib sellesse kategooriasse lahterdada. Et aimu anda sellest suurusjärgust. Niimoodi. Nüüd natukene räägiksin põhjalikumalt 3 autorist.
Võib-olla ma kirjutan tahvli peale lihtsalt ikkagi. Wang Daiyu. Ja noh, nagu te näete, neil on ka siis juba Hiina nimed, hiinapärased nimed. Wang Daiyu, Liu Zhi, Liu Zhi on siis kõige olulisem autor. Aga ma lisaksin siis siia ka kolmanda figuuri. Sest ka nende elu viis mingis mõttes nii-öelda illustreerib hästi kogu islami kogukonna või õpetlaskogukonna siis muutuvat käekäiku või olukorda. Paljud Hiina muslimid kõnavadki perekonnime Ma, mis on võetud siis Muhamedist või mingist mõnest muust sama tüvelisest sõnast, nimest. Nüüd paari sõnaga nende elust ja siis loomingust. Wang Daiyu esiisa oligi üks neid spetsialiste, kes oli Hiina meelitatud siis Mingi dünastia ajal, astronoom. Ja ta juba noorelt oskas araabia ja pärsia keelt ja siis alles 30-selt hakkas tõsisemalt tudeerima Hiina kirjavara. Ja alguses elas ja tegutses ta Nanjingis ja hiljem kolis Pekingisse, kus ühe jõuka kaupmehe juures olevat korraldatud selliseid, põhimõtteliselt salongi õhtuid, kus siis see kaupmees ise oli muslim, aga siis seal sai kokku siis nagu igasuguste pärimuste esindajaid, taoistid, budistid, konfutsiaanid, muslimid. Ja siis peeti vaidlusi ja siis Wang Daiyu olevat siis hiilanud nendes vaidlustes, keskusteludes ja üks tema teos kellelgi on vist mikrofon sees, jah?
see on mool. Kellelgi linnuke laulab. Kas see kõige parem pool? Ja tundub, et ta ise siis pidas jälle mõne, kui jälle pidanud mõne toreda vestluse, siis pani selle kirja ja need hulk tema vestlusi on siis avaldatud teosena. Et tema üks siis, võib öelda, et selle Han Kitabi alguseks on Wang Taiyu teos ütleme siis, et islami tõeline kommentaar või päris kommentaar või õige kommentaar islami juurde või seletus 1642. Et 1642 on siis põhimõtteliselt, varem oli ka ilmselt üht-teist, aga see oli põhimõtteliselt selle enda oluliste Hiina muslimi teoste siis alguspunkt. Ehk see on siis päris mingi dünastia lõpp. Nii, ja siis on talt veel suure õpetuse siis islami versioon. Et eks ole, konfutsiaanidel on selline äärmiselt mõjukas tekst nagu suur õpetus, Taxue, mis on eesti keeles ka olemas, hästi lühike tekst. Aga tema kirjutas siis islami suure õpetuse. Jah, et nüüd pangem tähele, et tema elas enam-vähem paikselt Nanjingis ja siis kolis Pekingisse. Kusjuures Nanjing sõnasanalt on lõunapealinn ja Beijing sõnasanalt on põhjapealinn. Nii et kolis lõunapealinnast põhjapealinna. Ja siis nüüd Liu Zhi oli juba palju liikuvam kodanik. Et Liu Zhi, kes on siis selle Han Kitabi kulminatsioon, võib niimoodi öelda, et ta ise ütleb, et 15-aastaselt hakkas ta siis usinalt õppima. Ja ma ei tahaks uskuda, et see päris niimoodi rangelt sekveneeritud saab olla või niimoodi järjestatud, aga tema enda kirjelduses käis see asi niimoodi, et 8 aastat õppis ta siis Hiina pärimuse tekste, siis nende ruude konfutsiaanide tekste, siis 6 aastat õppis araabia ja pärsia kirjavara, 3 aastat budistlikke tekste ja 1 aasta taoismi. Ja lisaks olevat ta lugenud 137 teost läänest. Ja üldiselt arvatakse, et tegemist on siis Euroopa tekstidega. Et jesuiidid olid tolleks ajaks juba Hiina jõudnud ja üht-teist hiina keelde vahendanud. Ja siis selle järel hakkas ta ise siis islami õpetust hiina keelest tutvustama. Kusjuures nende õpetlaste eesmärk ei olnud niivõrd proselüütlus, et levitada islamit mitte muslimitele, vaid pigem, et omaenda kogukonna haridustaset parandada. Ehkki muidugi, et see aitas ka siis kaasa dialoogi pidamisele siis muude õpetlastega. Ja tal on selline, võib öelda siis selline araabia triloogia, et 3 sellist suurt teost.
1704 on siis selline teos nagu Tianfang Xingli. Tianfang tähendas Araabiat ja Xingli on siis sõna-sõnalt on loomus ja soonestik, aga see tähendas ka siis kulgemisõpetust ehk siis neokonfutsioonlust. Nii et vahel tõlgitakse seda Araabia kulgemisõpetuseks, Araabia metafüüsikaks, Araabia filosoofiaks. Kuidas soovite. Et see tekst, mida ma loodan, et jõuab lõpus veel analüüsida, et see on just sealt pärit, selle teksti algus. Siis on tal teine tekst on Araabia kombed ja reeglid ja kolmas tekst Araabia ülima õndsa tõeline elulugu. Ja see ülima õnnis Zhesheng on siis Muhammad, ehk siis Muhammadi elulugu. Ja kusjuures ta ise pidas just seda teksti kõige olulisemaks. Ehkki meie jaoks on pigem see esimene kõige huvitavam. Ja kõik need kolm õpetlast olid ka pedagoogid ja näiteks Liu Zhi kirjutas ka islami aabitsa. Traditsiooniliselt Hiina lapsi õpetati nii-öelda 3 märgi lõimeteksti abil, kus oli siis 3 märgist koosnevad siis sellised read, mida oli hea meelde jätta. Ja sellega siis ühest küljest õpiti siis kirjamärke lihtsalt, aga teisest küljest nendel oli siis ka oluline siis selline konfutsioonlik sisu, et seal oli ka nagu sisu poolest oluline. Ja Liu Zhi tegi siis sellest samast või sama stiilis tegi siis sellise islami versiooni, nii-öelda islami aabitsa. Seda ma räägin pärast. Nii. Ja tema nüüd rändas väga palju Hiinas ringi, et ta käis väga paljudes muslimi koolides, kohtus erinevate õpetlastega ja küsis nendelt siis nii-öelda soovituskirja oma teosele. Et siis paljud õpetlased kirjutasid siis nagu tänapäeval need raamatud, need tagakanne tekstid, et ilgelt lahe tekst, et võrratu ja vapustav, eks ole. Ja siis ta kogus nagu säraseid soovitusi oma tekstile. Et tema siis, eks ole, oli liikuvam kui Wang Daiyu. Aga nüüd Ma Tõssin oli veelgi liikuvam. Tema elas, ta oli pärit Yünnanist, siis Edela-Hiinas. Ja kõigepealt, tähendab, ta oma kodukohas sai siis nagu sellise baashariduse, siis rändas põhja poole, kus siis sai süvendatumat haridust. Ja siis 1841 ehk siis 47 aasta vanuselt, enam-vähem minu vanuselt, läks ta palverännakule ja käis Mekas ja Medinas, aga siis ka õppis Kairos, kuulsas Al-Azhari ülikoolis, vähemasti pool aastat. Ja ta oli siis 8 aastat oli välismaal ja siis
süvendas oma teadmisi ja siis kohtus väljamaa õpetlastega. Ja tal oli ka siis väga mõjukas kool ja koolkond seal, kui ta pärast Hiina tagasi tuli. Kus siis jällegi said hariduse väga mitmed õpetlased. Ja tema kirjutas hästi palju ja tal on 3 sorti tekste. Tal on tekstid, mis ta on kirjutanud araabia keeles, tekstid, mis ta on kirjutanud hiina keeles ja tekstid, mis ta on kuidagi rööpselt kirjutanud. Et me ei ole seda lähemalt uurinud, aga kuidagi rööpselt, olgu osaliselt või siis, kui ma õigesti sekundaarkirjandusest aru sain, et lausa niimoodi, et sul ongi et ta ise siis tegi sellise rööptõlki võid niimoodi öelda. Et selline lugu, eks ole, kuidas Tai istub ühe koha peal paigal, Liu Zhi sebib Hiinas ringi ja siis Ma Tõssin siis käis kaugemal. Kusjuures Ma Tõssin hukati, kui Yunnanis toimus üks järjekordne mäss, muslimite mäss. Ja siis tema hukati. Nii. Ja alles nüüd ma jõuan siis selle põhiasja juurde. Ehk siis Hiina muslimi filosoofia. Nüüd see? Ahah, lahe. No Xinjiang ongi see nii-öelda Ida-Turkestan või nii-öelda võiks eesti keeles öelda ka Uiguurimaa. Ei, Amar ütles, et tadžikid on šiidid. No võt jah, ma küll kulutasin hirmus palju aega selle ajaloolise tausta peale ja biograafilise tausta peale, ehkki ma ise olen selles üsna tume. Ja ma olen hariduselt filosoof ja mind huvitabki tegelikult rohkem see nende filosoofia. Ma mõtlesin välja tuua kaks sellist teemat. Nüüd ühe sellise tavaskeemi järgi või tava arusaama järgi on eks ole niimoodi, et Hiina filosoofia, Hiina maailmavaade on immanentne, et seal ei käsitleta sellist transcendentsi, mingit transcendentset jumalat, looja figuuri. Et kõik on lihtsalt looduse enda immanentne, ehk selline looduse enda seesmine, areng ja teisenemine. Aga islam kahtlemata
sisaldab olulise komponendina viidet transcendentsile. Ja nüüd ongi siis huvitav vaadata, et kuidas need tegelased sellega toime tulevad. Sest muide, see on ka selle poolest huvitav, et noh, et siin hakati islami ideid esitama siis sellise täiesti omaette vana pärimuse kontekstis, Hiina kontekstis. Ja just nimelt Hiinas on täiesti sellised spetsiifilised asjaolud, mis noh, komplitseerivad sellist ettevõtmist. No näiteks kas või juba see lihtne asjaolu, et noh, pärsia keelde on suhteliselt lihtne üle võtta laensõnu araabia keelest või siis esitada araabiakeelseid päris nimesid. Aga hiina keeles on see väga ebamugav. Sest nagu te võib-olla teate, eeskätt vana hiina keeles on niimoodi, et või noh, selles klassikas hiina keeles, et üks silp on ka üks sõna ja siis ka kirjamärk. Ja Hiinas oli küll säärane kogemus juba olemas seoses sellega, kui budism Hiina tuli, siis oli ka vaja hiina keeles edasi anda hulk võõraid sõnu ja päris nimesid. Ja siis juba põhimõtteliselt töötati välja säärane süsteem, et teatud kontekstis osa kirjamärke ei kehtinud mitte oma sisu poolest, vaid pelgalt oma selle foneetilise oma foneetilise siis väärtuse poolest. Näiteks, kui võtta Liu Zhi tekstist kaks sõna. Arshi ja Kuarsi, mis vastavad siis Arsh ja Kursiyun. Ehk siis need hiina silbid siis kehtivad lihtsalt foneetiliste, oma foneetilise väärtusega. Aga see on tohutult ebamugav. See on kohmakas, see on väga kole ja noh, niimoodi näpuotsaga saab seda teksti panna, aga noh, kui neid on palju, noh, siis see on väga paha. Nii et nende Han Kitabi autorite nendes hiinakeelsetes tekstides on kaunis vähe selliseid laensõnu ja isegi päris nimesid väga vähe esitatakse. Sealhulgas, kui nad tegid ka tõlkeid, noh, mis tänapäeva mõistes noh,
kui Liu Zhi näiteks tõlgib Jami raamatut, siis meie mõistes on see pigem mugandus ja üks osa sellest mugandusest on just nimelt see, et jätab välja päris nimesid ja siis neid võõraid mõisteid ja üritab neid mugandada. Sest muidu on paha lugeda ja keegi ei saa aru ja et ühesõnaga, et mis ma tahan öelda on see, et Hiina kontekstis see tõlke kodustamise nõue on juba vältimatult justkui tavapärasest suurem. Ja see tähendas seda, et nad pidid siis, et see peamine strateegia, kuidas siis neid islami mõisteid edasi anda, oli leida siis mingisuguseid vasted oma pärimusest, tähendab Hiina omamaisest pärimusest, eeskätt ruudelt ehk nii-öelda konfutsiaanidelt, aga mingil määral ka budistidelt ja taoistidelt. Nii, ja nüüd, kuidas meil siis selle transcendentsiga on? Nüüd, Wang Taiyu esitab näiteks säärase skeemi, millel on ka täiesti analoog olemas islami pärimuses. Tähendab, kusjuures, jah, ma enne ütlesin see, et selline tavaarusaam järgi on niimoodi, et Hiina mõtlemine on selline immanentistlik ja abrahamlikud religioonid on transcendentsed, sisaldavad transcendentsi. Aga Hiina enda õpetuste jaoks vahe ei olnud sugugi nii nagu eriskummaline. Et see Wang Taiyu meelest on küll niimoodi, et konfutsiaanid ja teised ei saa nagu mingitest asjadest aru, aga ei ole niimoodi, et nad oleks jäänud hätta transcendentsiga seonduvate mõistete edasiandmisel. Wang Taiyu esitab sellise ontoloogilise skeemi, kus on üks erinevates tähendustes. Üks on sõna-sõnalt päris üks, zhenni. Zhenni on siis põhimõtteliselt Jumal, niivõrd kuivõrd ta on iseendas sõltumatult maailmast, täiesti eraldi olevana, puhtana. Ehk see vastaks siis mõistele taat ehk olemus. Siis teiseks arvuline, nii-öelda arvuline üks. Ehk siis araabia mõistega see on mul natukene kahtlus selle vastuses. Las ta olla. Arvuline üks on siis see sama jumalus, niivõrd kuivõrd ta seostub maailmaga ja on siis loomingu läte, lahti laotumise läte. Ehk siis Jumal niivõrd kuivõrd ta seostub maailmaga.
ja Wang Taiyu meelest Hiina pärimuses ongi mõistetud ainult seda arvulist üht, et nii konfutsiaanid, taoistid kui budistid, kui nemad rääkisid, nemad ju rääkisid ka ühest. Aga see nende üks pole mingi õige üks, see on pelgalt selline, justkui selline maailmne üks. Ehk siis tema termini järgi arvuline üks. Ja nüüd kolmas aspekt siin selle ühe mõistega seoses on, ma ütleks isegi keskse tähendusega. Ja ma kohe seletan, mis mõttes. Zhenni, Shui ja Ti. Ti. Mis on siis ühe kehastamine. Nagu sufistid armastavad rääkida täiuslikust inimesest. Et see ühe kehastamine ongi täiuslik inimene, el-insaan el-kaamil. Kusjuures seesama Nasafi oligi üks neid autoreid, kellega nad olid kursis ja kellelt nad ammutasid. Miks see ühe kehastamine on oluline? Nimelt ma väidaksin, et kogu säärane skeem ja seda sorti skeemid on Paatse, Wang Taiyu levinud laialt. Neid on, eks ole, mitmel pool mujalgi, paljudel ajastutel olnud, kus käsitletakse puhast, tõelist üht. Aga nüüd, kui me võtaksime puhtalt filosoofiliselt, siis see asi ei pea vett. Mida kangemini me tahame välja eraldada mingisugust sellist puhast üht, seda kangekaelsemalt kleepub tema külge see mitte üks või palju. Ja jällegi filosoofiliselt on ju niimoodi, et kui me tõepoolest saavutaksime selle, mida me tahame, ehk siis moodustaksime täiesti puhta, eraldiseisva, sõltumatu, endas püsiva substantsi või mis iganes mõiste, siis selle samaga me hävitaksime selle, sest nagu Hegel näitab, eks ole, puhas olemine, täiesti puhas, määramatu olemine on sama hea kui puhas ei miski. Ja selle tõttu ma ütleksingi, et sääraste skeemide eesmärk ei ole
eesmärk või sisu või tähendus ei ole niivõrd filosoofiline, kuivõrd noh, kuidas öelda, praktiline. Et kogu säärase filosoofilise või ontoloogilise skeemi mõte ongi just nimelt, et nii-öelda kuidagi utsitada kehastama ühte, mis iganes siis ka ei tähenda, aga noh, midagi ta siis inimese jaoks ju tähendab, eks ole, et kui ta seda ühte kehastab, eks ole, noh, kuidagi lõimib paremini, eks ole, ütleme nii. Jah. Ma enne kõhtun, aga minu meelest see siin selle arvulise ühe juures peaks pigem olema sifaat, mis on siis, eks ole, jumalikud nimed või atribuudid. Et noh, kui jumalik olemus, that on põhimõtteliselt sõnamatu, kättesaamatu, siis noh, teises mõttes Jumal ju ilmutab ennast ja ilmutab ennast just nimelt mingisuguste atribuutide kaudu. Noh, islamis eeskätt räägitakse 99 Jumala kaunist nimest või kaunist atribuudist. Ja see kuuluks või noh, peaks kuuluma siia minu meelest. Kusjuures üks korduv mõiste Hiina muslimi tekstides ongi seesama zhen, mis tähendab päris või tõeline. Et nüüd, noh, kui muidu nad enamasti võtsid konfutsiaanidelt neid põhilisi mõisteid, siis see zhen mõiste konfutsiaanluse erilist rolli ei mängi. Et seal on pigem, noh, võib-olla zhen näiteks, mis tähendab siirust, millele ka omistatakse sellist lausa kosmilist tähtsust mõningatel autoritel. Aga see zheni mõiste, päris mõiste konfutsiaanidel olulist rolli ei mängi, et noh, taoistidel küll näiteks, Zhuangzal kas või. Aga need Hiina autorid on selle võtnud mõiste haq tähistamiseks, mis siis on, noh, tähendabki noh, tõeline, päris ja mis on üks Jumala põhilisi või noh, üks Jumalaid tavalisi atribuute või nimetusi. Ja mis puudutab seda sama ringkäiku, vaat nüüd ma võib-olla jagaksin seda share screen, aga ma tahan kuidas ma nüüd Zoomis seda jagan, kas ma panen Aha. Jah. Nüüd peaks jagama, eks ole. Et nüüd näitlikustamaks seda sama ringkäiku ja selle tõlketeksti juures me tuleme selle sama teema juurde veel omakorda tagasi.
üks näide sellest sarnasest ideest Liu Zhilt, et noh, seda ma rääkisin eeskalt Wang Taiyu kaudu, aga siis see skeem on nüüd Liu Zhilt. Jah, ma seda ma räägingi seda hiljem, siis kui me seda teksti vaatame. Et siin on nüüd sarnane idee, eks ole, et selle transcendentsi või siis, noh, siin on hiina keeles siis zhuzai ehk siis, noh, isand ja valitseja ehk Jumal, selle väljavoolu mõjul Liuxing siis toimub kõigepealt säärane, nagu siin on öeldud, seal parempoolses ringiharus selline niinimetatud eeltaeva ehk eelkujuline hargnemine, kus on siis, noh, juba Aristoteleselt tuttavad need jaotused, eks ole, et mineraal, taim, loom, inimene, eks ole, kuni siis seal kõige põhjas on siis alghingus, noh, mis lääne terminites oleks algmateeria ilmselt. Ja nüüd teisipidi siis juba kujulises vallas sealt alghingusest, noh, võiks ka mõtta täitsa nagu evolutsioonilooliselt või kujunemislooliselt või keerustumisprotsessi tänapäevastes terminites hakkavad tekkima siis sellised keerukamad kujud, eks ole, et seal on siis noh, kõigepealt taevas maa, siis on seal metallid, see on siis see vasakpoolne kuju nii-öelda järeltaeva ehk siis kujujärgne haru, siis taimed, loomad ja siis lõpuks inimene. No vot, ja siis inimene lõpuks jõuab siis selle ühe juurde tagasi. Et see on nüüd nendel Hiina moslemi autorite puhul erinev, üksjagu erinev teistest Hiina autoritest, kuidas nad rõhutavad inimese rolli. Nad sõna otseses mõttes ja korduvalt ütlevad, et kogu looming on inimese jaoks. Noh, siin on välja, et taimed kasvavad inimese jaoks, loomad on inimese jaoks, kõik on inimese jaoks. Noh, tänapäeval see kõlab nagu pahasti, eks ole. Aga noh, kui me püüaksime seda hästi tõlgendada, eks ole, siis see on säärase inimese jaoks, kes siis nagu saab selle ühe kehastuseks. Ehk kes Kristusega sarnane, et see on tõsitud tsükkel, et on alguses on täius, siis on langenud maailm ja siis nagu inimene peab saama nagu Kristuseks tagasi, et siis on täius. Jah, ilmselt küll, jah. Et muidu Hiina pärimuses nii tugevalt inimese eripära ei rõhutata. Et jah, sageli küll öeldakse, et inimesel on nagu eriti puhas hingus võrreldes loomadega. Ja inimesel on nagu eriline positsioon. Aga et nagu lausa kogu maailm inimese jaoks oleks, see kõlab Hiina kontekstis natukene veidralt. Et see on nagu üks neid asju, mille poolest
need Hiina autorid silma torkavad, moslemi autorid. Ja kui see ring siis täis saab, siis saab rääkida sellisest, nagu see on tõlgitud, pidevuse loomusest. Jixing või siis xuxing, ta kasutab mõlemat. Jixu, mõlemad tähendavad jätkama, et see on siis nagu jätkamise loomus. Et siis jah, inimene siis nagu tõmbab selle ringjoone siis nagu kokku ja siis näete, inimese tõeline süda või tõeline meel on siis justkui seal Jumala või siis tõelise isanda ja valitseja siis nagu külje all. Lugesin seal tekstis lõpuks, et on mingid asjadega inimestele, et kuidas nad saavad selle Jumala kokku, et siis prohvetid ikkagi on, et saavad selle reaalsuse kätte läbi siis seadmiste ja siis see väär või nagu profeseerimisega. Jah. Nad on nagu kõige kõrgemal. Jah, kusjuures vahel seda arvulist üht samastatakse ka siis sellise eelajalise Muhammadiga või nagu tõlgitakse muhammadelik tõelus, millest siis kõik see eristumine, lahknemine ja maailma loomine lahti läheb, et on nagu oluline vahendaja seal. Ja see tähendab, see kusjuures on üks koht, kus moslemi autorid leiavad hõlpsasti vaste oli see nüüd suu või? Hiina pärimusest. Et see mõiste, mida meil on tõlkinud õndsaks ja prohveteid tõlgivad neid autorid õndsateks. Ja see iseenesest nagu sobib, eks ole, et moslemi pärimus ju ka möönab, et igal ajal, et eri aegadel ja kohtades on olnud hulk selliseid prohveteid ja ei ole mingit probleemi, et möönda, et Konfutsius on kah prohvet. Lihtsalt on vaja möönda, et Muhammad on siis prohvetite pitser, et siis temaga keeratakse kraan kinni nii-öelda. Ja siis tõepoolest, jah, nad käsitlevad erinevaid inimese tasandeid, seal nagu prohvet, tähendab siis nagu see ülim prohvet, kes on siis Muhamed, siis tavalised prohvetid, väärikad ja nii edasi, eks ole. Selles ei ole ka midagi eriskummalist, et juba ka muud Hiina konfutsiaanlikud autorid olid käsitlenud inimeste astmeid, eeskätt vastavalt hingusele, et kui puhas või määrdunud nende hingus on. Maailm on seal tsükliline, ja mitte islamist, mis ta meil paradiis ja ülestõusmine, jah. Mingis mõttes on see natukene selline illusoorne liikumine, sest see, mis on selles maailmas pärist, see ongi ikkagi see ainult Jumal. Jah, ma ei jõua seda nagu lahti arutada, aga
kui ma enne rääkisin sellest nii-öelda puhtuse otsimisest, siis siin on teatud vastuolu, eks ole, et kui me tahame moodustada niisugust päris puhast, siis kui me saavutame selle, mida me tahame, siis sellega me oleme tühistanud oma taotluse, nagu Hegel näitab. Puhas olemine on puhas ei miski. Nii et sellised puristlikud liikumised on, nad küll, eks ole, väljendavad teatud sellist taotlust, aga ma väidan, et vähemasti filosoofiliselt on nad iseennast vääriti mõistnud. Nii, aga tahaks jõuda ka selle teksti juurde, mis ma teile andsin. Selle juurde kommentaariks veel nii palju. See on siis see Liu Zhi tekst, see nii-öelda araabia filosoofia või araabia metafüüsika või kuidas soovite, mis on üks selline päris kõhukas raamat, kus on niimoodi, et kõigepealt on selline nii-öelda hiina keele järgi selline juurlõimetekst. Stop sharing, jah. Et noh, selline kõhukas teos, kus on siis kõigepealt esimeses osas, esimeses peatükis on siis selline lõimetekst, kus on jah, ma ei tea, kas ma peaks kuidagi ekraani näitama või? Et kus on siis sellised hiina keeles siis sellised neljamärgilised, sellised hästi tihe tekst, eks ole. Noh, ma usun, et need õpilased koolides, muslimi koolides tagusid seda endale pähe, eks ole, õppisid pähe ja seda oli hea niimoodi pähe õppida, eks ole. Et on kõigepealt säärane osa, aga selle järel tuleb siis 5 peatükki, kus siis neid asju lahti harutatakse sellises vabamas vormis. Ja veel säärasel kujul, et kõigepealt ta toob diagrammi või niisuguse joonise ja siis seletab seda lahti. Siis esitab järgmise diagrammi või joonise ja jällegi seletab seda lahti. Ja niimoodi on siis 5 osa ja igas ühes on siis 12 joonist ja 12 siis nagu seletust. Ja need kõik siis nagu laiendavad seda juurlõimeteksti, mille juurde käis ka 10 joonist, nii et kokku on siin 70 joonist. Et selline kõhukas teos. Ja nüüd selle tekstiga nüüd niimoodi, et Liu Zhi kirjutas selle hiina keeles, pidades küll silmas islami tekste, peamiselt sufistlikke tekste ja siin ta on nüüd oma teksti märkinud, et põhimõtteliselt nagu joonealune viide, et kuigi see ei vasta nagu tänapäevastele viitamisnõuetele, aga põhimõtteliselt siin on siis sulgudes antud, et vaata Razi või vaata Jami või vaata Nasafi. Et tema kirjutas selle siis hiina keeles 18. sajandi alguses ja 18. sajandi päris lõpus üks Hiina muslimi õpetlane tõlkis selle araabia keelde. Tõlkis araabia keelde ja siis ta hiljem veel avaldas ka kommentaari sellele tekstile. Ja nüüd ja siin
kes ongi siis antud need nagu rööpselt, et see on see liuzhi hiinakeelne tõlge, hiinakeelne alttekst ja siis noh, peaaegu 200 aastat hiljem tehtud siis araabiakeelne tõlge. Kusjuures see liuzhi tekst oli erakordselt mõjukas, oluline, populaarne, seda trükiti läbi aegade korduvalt ja korduvalt uuesti, nii et see oli hästi mõjukas tekst. Ja ka seda araabiakeelset tõlget trükiti mitu korda uuesti. Nii et see oli Hiina muslimitele väga oluline tekst. Kuidas? Vaat, ma just hakkasin ise ka mõtlema, et ma ei ole kursis, ma ei tea. No ma usun, et nad ikkagi seda uurivad tänapäevalgi. Aga nüüd on seda aega küll üsna vähe jäänud, aga äkki natukene vaatame seda teksti. Et selles mõttes see, kui ma ise seda lugesin, siis oli selline kummastus, et kui ma vaatan seda hiinakeelset teksti ja loeksin nagu ilma muu lisateadmiseta, siis on neokonfutsioonlik siuke tekst, et nagu... Mõtlesin, et islam mõndab täitsa normaalne niimoodi. Et siin ei ole mingeid nagu, mingeid väga tugevaid markereid, mis markeeriksid seda islamina, eks ole. Aga teisest küljest loed araabiakeelset teksti, siis on siukest täiesti tavaline siuke sufistlik tekst, eks ole, et ei ole mingit nagu või ei ole väga tugevaid, väga palju väga tugevaid markereid, mis viitaksid Hiinale. Et sul on justkui tõlge, mis üks on nagu puhas Hiina tekst ja teine on justkui puhas araabia tekst, eks ole, et kuidas, mida nad siin teevad, eks ole, et see tekitab kohe huvi ja põnevust. Eks ole, hiinakeelses tekstis sul on, eks ole, mingi muundumine, caohua, nii-öelda loomine ja muutumine, eks ole, juba Zhuangzil siuke mõiste olemas. Eristumine ja nii edasi, eks ole, et mingist Allahist pole juttugi, aga araabiakeelses tekstis on sul Allah teeb seda, Allah teeb toda. Nii. No jaa, näiteks eestikeelses tekstis, jah, see, mis ma olen tõlkinud, see on ka muidugi suur siuke poleemika objekt, eks ole, et kas seda peaks tõlkima Allahiks või Jumalaks, eks ole. Et leksikaalselt ta tähendab Jumalat, eks ole. Et ei ole jah, et see on ikka Allah, jah. No just. Ja tähendab, ma ise hakkasin sügisel õppima araabia keelt ja siis meelitasin araabia keele gruppi seda teksti lugema, seda araabia keelset versiooni siis. Nii et oleme seda tudeerinud. Aga siis me eriti ei võrrelnud. Vaat ma nüüd ei mõelnud välja, et mida siin täpsemalt siis näidata või arutada. Üks asi on näiteks see, et kuidas anda edasi neid neokonfutsioonlikke tuummõisteid li ja tsi, mida ma olen tõlkinud siis vastavalt soonestik ja hingus.
või siis ka selline mõiste nagu loomus. Sing. Et sellele moslemi õpetlasest tõlkijale ei valmistanud see probleemi, et minu meelest seda lead, mida tõlgitakse ka inglise keeles või tõlgitakse ka printsiip, mõistus, põhimõte, koherents. Kõige üldises mõttes liigendus. Et minu meelest tõlkis see autor, kes ta araabia keelde pani, ruuhiks. Et ühesõnaga paari minutiga on vaja kuidagi kokku tõmmata, et Hiina ja islamis selline tüüpiline mõisteskeem on üsna erinev, eks ole. Ja nüüd ütleme lihtsalt, et on huvitav vaadata, kuidas siis need on asjaomased ise siis neid vastavusi leidnud. Näiteks seda singida mis on siis loomus, seda ühes kohas tõlgitakse nafsiks. Mis tähendab siis ise või ka hing. Ja teises kohas sama nafsiga ta tõlkis jällegi mingit muud sõna, eks ole. Ühesõnaga, ma hakkan pudrutama, aga äkki te ise, ma ei tea, kas juba jõudsite silmadega skaneerida seda teksti, et äkki teile endale torkas midagi silma? Kõik algab tõelisest ühest ja naaseb sinna. Aga ma mõtlen niimoodi tõlke poolest. Teosoofile. Tegelikult võiks ju küsida ka, et kas äkki interneti kuulajate seas on mingi küsimus? Nad kuulsid praegu. Võivad küsida. Tegelikult oleks ka enne saata need tekstid näiteks lugeda. Oleks, jah. Siis oleks teine võrra nii. Ei, nüüd läks seda tegi see ma tõin. See tekst on Liu Zhilt, et tema kirjutas ainult selle hiinakeelse ja siis 200 aastat hiljem üks teine õpetajana pani selle araabia keelde. Aga tegelikult sisuliselt midagi väga ei muuda, eks ole, sest see Liu Zhi ise ka tõlkis islami tekste ja ka sama põhimõtte järgi. Ainult siis nagu vastupidises suunas, eks ole. Et võttis mingi, ma ei tea, kas ta tõlkis mõlemast, nii pärsia kui araabia keelest või, aga ühesõnaga, et võttis siis mingi nende mõiste ja siis leidis sama nii-öelda kodustavalt
siis hiinakeelseid vasteid. Liu Zhi oli ju ka moslem. Ja. Tema oma tekstis ei räägi jumalast. Hiljem on üritatud rõhutada. Ta räägib nagu väga varjatult, nagu pakkusin ütleb maailma. Nojah, eks ole. No juba see esimene lause, eks ole, et juur... Ta räägib juurnõndasusest. Benran. Ja noh, muidugi nüüd tema kontekstis me saame aru, et see Benran juurnõndasus viitab Jumalale, Allahile. Aga kui me seda konteksti teaks, siis noh, Benran, see võiks olla taoistlik, konfutsioonlik. Või see, et teda ei saa kuidagi nimetada, eks ole, see on ju noh, oleks justkui kuld, mida ei saa nimetada, eks ole. Tema jaoks on see iseenesest mõistlik. Ja siis see on tõlgitud, eks ole, siis peidetud varanduseks, peidetud hüüs on selle siis nagu vaste. Noh, mis viitab, eks ole, Jumala nende samale kahele aspektile, et üks on see päätin, mis on varjatud, peidetud, kinni kaetud ja teine on siis avaldunud aspekt. Sõna-sõnalt suur maailm. Ma mõtlesin, et inglise keeles tõlkes on ka makrokosmos ja eesti keeles ka, see on nagu ühetisem. Kui öelda suur maailm, siis see on nagu kuidagi kahtlasem. See on nii hiina kui araabia tekstis ühtemoodi minu meelest. Jah. See on huiru ehk siis moslemi konfutsioon. Nad ise vahel nimetasid ennast huiruuks. Tähendab siin on muidugi see nüanss ka, eks ole, et see, mida tõlgitakse konfutsiooniks, see hiina keeles on ruu, kus ei ole otseselt viidet Konfutsiuse isikule. Ja see mõiste on ka vanem kui Konfutsius ise. Aga noh, muidugi ruude seas Konfutsius oli üks neid põhilisi pühakuid või pühamehi või noh, austusobjekte. Aga nende Han Kitabi autorite jaoks ei olnud mingit probleemi nimetada ennast huiruuks. Ja nad pidasid ennast kahtlemata muslimiks. Praktiseerivad muslimid. Ja see ma tõssin veel kritiseeris seal mingeid kohalikke selliseid sufisid, kes ütlevad, et kes rääkisid, et noh, me siin nagu teeme peenemaid asju ja me siin neid igapäevaseid kummardamise asju ei tee, eks ole. Et tema meelest see oli väga paha. Jah. Et ühesõnaga, et need on autorid pidasid ennast tõesti kahtlematult muslimiks. Aga nad leidsid ka, et seda saab väljendada hiina keeles. Ja noh, kui sa juba hiina keeles väljendad, siis sa vältimatult pead kasutama hiina mõisteid ka. Ja nad ka, ja eriti Liu Zhi, tähendab Wang Tai oli natuke kriitilisem ka ruude suhtes. Liu Zhi oli leplikum ja tema meelest ei olnud mingit nii väga põhimõttelist vastuolu.
Margus, see on nii uus ja põnev teema, et sa uurid seda praegu, mida sa vaatasid seda infoga peale hakata. Natuke sa oled tõlkinud. Kõigepealt ma panen tagantjärgi kirja selle, mis ma oleksin tahtnud rääkida. Ja siis, ma ei tea. Jah. See on küsimus selles vallas, kas tundub ja minu kõigepealt produkt või ma võiksin vaadata seda, mis on sina keeles. See alguses teiste alguses on seos selle esmaalgusega tunda ja teda näeb umbisikud päeva. Ma vaatan, et seda raabega see alguses on palju rohkem edasi rohkem jumategist ka jumategid oda. Nojah. Jah, et see on oluline vahe, eks ole, et kuigi, kusjuures mingil määral see võib olla ka puht nagu keeleline, sest hiina keeles on väga kerge niimoodi kuidagi lause alus jätta kuidagi nagu ebamääraseks või et lihtsalt, eks ole, yang avardub ja yin koondub, eks ole. Nende muutumine tekitab tule ja vee. Et araabia keeles on see tegija palju konkreetsem. No seda küsi Amari käest. Jah, aga me võime siin omakorda filosofeerida selle ümber, et kas sarnane tõlge on siis täpne või ei ole, kas on hea tõlge või ei ole hea tõlge, mis toob siis ka selle küsimuseks, et mis kriteeriumid teie järgi me üldse seda hindame, eks ole. Kui arvestada, kui võtta selle järgi, kui mitu korda seda sama araabiakeelset tõlget Hiina muslimi kogukonnas uuesti avaldati, siis nende jaoks tundub, et see töötas. Ja samamoodi töötas nende jaoks ka see Hiina versioon. Ei, loomulikult. Tähendab, kas või seesama Li on üsna jumalik või siis taevas või siis varasemas traditsioonis ka Shangdi, mille kristlased võtsid oma jumala tõlkeks. Kõrgem Ti, mis algselt oligi ilmselt üks jumalus. Aga vahe on lihtsalt minu meelest vahe ei olegi niivõrd nagu transcendentsis ja immanentsis, kuivõrd ta kirjelduste antropomorfsuse määras. Et abrahamlikes pärimustes armastatakse transcendentsi antropomorfiseerida, aga Hiinas on sellest just eemaldutud. Et isegi kui alguses oli natukene ühte koma teist, siis Hiina õpetlaste jaoks oli see kuidagi liiga rohmakas või liiga labane. Rääkida, et sul seal, ma ei tea, sa oled jumala käes või midagi säärast, eks ole.
see nagu nende maitse jaoks nagu ei olnud hea. No ta jäi ikka vist üsna piiratuks, selles mõttes, et piinlik tunnistada, aga ma olen pidanud loenguid Hiina filosoofiast, aga need autorid olid minu jaoks varem täiesti tundmatud. Et nende mõju piirdus ikkagi eeskätt omaenda kogukonnaga, aga eriti nüüd praegu vaadates tundub küll väga huvitav, eks ole. Ja see on ka mingis mõttes võiks ju olla ka nii-öelda vastumürk sellisele purismile, millel on omad habad küljed. Ei ole. Tähendab selles, et neil ei olnud sellist nagu sünkretismi taotlust niivõrd. Ja neil ei olnud kusjuures ka säärast pun intended, jesuiitlikku taotlust. Et me lihtsalt kuidagi väliselt kuidagi sobitame, aga siis sisuliselt tahame ikkagi nagu teha sellist missionit ja krahmata hiinlasi enda rüppe. Vaid nad lihtsalt üritasid ennast teiskätt mõtestada. See oli nende endi jaoks põhiliselt. Et nende endi meelest nad ajasid täiesti islami asja, et ei mingit sünkretismi ega midagi säärast. Ikka õige puhas islami asi. Ja selles mõttes nad kõik ka oskasid, eks ole, neid islami põhikeeli, araabiat, perset, olid kursis. Ja vaat ma ei ole nii väga kursis sellega, nii palju kui ma nüüd jõudsin lugeda sekundaarkirjandusest, et missioniga nad ei tegelenud. Et need õpetasid oma kogukonna koolides ja seal kogukonna koolis käisid muslimi lapsed. Vahel esines küll ka mingid pöördumisi, et üks näide, mis mul meel tuleb, on see, et kui üks muslimi selline heal elujärjel olev inimene lapsendas poisi ja siis hakkas muslimiks. Ma ise ei taha olla nii väga puristlik selles osas, et muidu öelda moslem, aga araabia enda keeles on, eks ole, muslimuna, et oleks nagu, aga semiidi keeltes need vokaalid on natukene siuksed suva. Ja, Mille asemel vastakas aitäh. Kulupäevad.